Mutsu ja Pussa, kaks noort sigutükki, olid head sõbramehed ega hoolinud sellest midagi, et Alatare lesknaise põrsas ka hea meelega tahtis olla nende sõber. Nemad lugesid endid paremaks, sest et nad olid pärit Mäetarelt. Selle üle oli lesknaise põrsal muidugi meel hale, sest tema pidas ennast samasuguseks põrsaks kui teisedki. Kui nüüd Mutsu ja Possa läksid ühel ilusal päeval jalutama, vaatas Alatare sigutükk neile nukra meelega järele, et teda kaasa ei võetud. Mutsu ja Possa ei viitsinudki minna väga kaugele, istusid kraavi kaldale jalgu puhkuma ja jäid seal päikesepaistel vähe tukkuma. Seda nägi Alatare kärsanina, hiilis salamahti lähemale ja sidus Mutsu ja Possa sabad sõlmi. Ise ta naeris, kui kelin kunagi oma tembu üle. Kui nüüd Mutsu ja Possa ärkasid ja igaüks tahtis minna omale poole, vaat siis oli kisa lahti. Alatare kärsanina pühkis aga irvitades kodu poole. Ilus see tegu ju kärsaninast ei olnud. Mutsu ja Possa kisasid nagu aia vahel, aga lahti nad ei pääsenud enne, kui verenane tuli ja tegi sõrme lahti. Sellest loost võib õppida seda, et kaks sõpra kunagi kolmandat, kui see ka tahab olla sõber, ei pea ära põlgama. Muidu võib sellest kergesti saada vihamees, kes kipub mängima vingerpussi